Nii, sõbrad, me oleme siin vend Marekuga esimesel jõulupühal minu kodus lihtsalt mõnusalt aega veetmas, rääkimas Jumala asjadest ja arutlemaks issanda vägevuse üle, usaldades, et tema sirutab jätkuvalt oma kätt, et tuua esile imesid ja tunnustähti ja terveks saamisi. Ja eks üks vägev ime ja tunnustäht oli see jõuluaeg ise. Kuigi see ei pruukinud olla 25. detsember, mil Jeesus sündis, ja see ei olegi kõige tähtsam. Aga tähtis on see, et ta sündis. Ja ma ikka mõtlen, Marek, selle kirjakoha peale, mis mind iga jõulud niikuinii kõnetab, aga muudel aegadel ka. Ja see on see sõnum, mis ingel ütles Maarjale, et sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Just. Sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ja kui paljusid teisi kirjakohti piiblis ei oleks, aga see on, siis see katab ju kõik ära. Vaimulikud asjad, füüsilised asjad, sotsiaalsed teemad, meie emotsionaalsed asjad, meie vaimse tervise teemad, mida iganes. Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Et mida sinu jaoks see sõnum tähendab või mis mõtted sul esile tulevad, et Jumalal ei ole ükski asi võimatu? Ja kui sa siin rääkisid praegu, siis mulle meenus kohe see lugu, mida ma kuulsin siis Põhja-Korea kristlaste kohta. Et teadaolevalt Põhja-Koreas on ainult üks religioon ja see on see Kim Jong-il nimega religioon. Ja kõik ülejäänud religioonid on seal rangelt keelatud ja nende ülejäänud religioonide järgimine võib väga kiiresti sind koonduslaagrisse saata ja võib-olla isegi surmamõistetute hulka sattuda seal. Aga ma kuulsin, kuidas ikkagi aeg-ajalt inimesed ju saavad sealt koonduslaagrist ikkagi põgenema ja saavad sealt välja ja ma olen kuulnud selliseid lugusid kristlastest. Neil on ju väga vähe sellist kirjutatud Jumala sõna seal. Nii et nad jagavad üksikuid piiblilehti ja võib-olla isegi täitsa ütleme üksikuid, võib-olla poolikuid piiblilehti. Ja kui sa just ütlesid siin, et kui piisab ainult sellest salmist lugeda evangeeliumist ja mis asi on evangeelium, eks ole, et evangeelium on ju hea sõnum. Et täna on ju meedia täis ainult halbu sõnumeid ja clickbaite on ju, aga see on hea sõnum, see tähendab, et alati midagi head sünnib ja kui sa ütled, et Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ja ma mõtlen, Korea kristlased, eks ole, kogunevad salaja kuskil salajastes kohtades, maakohtades ja nendel on ainult, see üks, evangeelium, mis isegi mitte terve evangeelium, aga see üks lehekülg ja nad loevad seda, palvetavad selle pärast. Püha vaim räägib selle ühe salmi kaudu, et Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ja siis nad usuvad ja siis asjad sünnivad. Ja ma mäletan hiljaaegu ühte mingisugust tunnistust seal, kuidas üks kristlane viidigi maha laskmisele ja oli selline lugu, et taheti teda maha lasta seal, aga see relv ei lasknud. Jäi kinni. Ja üritati mitu korda teda maha lasta ja see ei lasknud ja siis tuli mingisugune ilmutus seal sellele ohvitserile. Jeesusest, Kristusest tuli ilmutus talle seal ja ta langes ka põlvili ja kartmata, et ta võib ise kohe kuuli saada seal ja ühesõnaga seal oli selline situatsioon, et see mees jäi ellu, see kristlane, see ohvitseri jäi ellu ja ühesõnaga seal toimus selline suur muutus. No täielik pöörang. Täielik suur muutus tuli, et Jumalal on kõik võimalik ja ütleme eriti veel sellistes väga, väga keerulistes olukordades ja rasketes olukordades. Ja teine asi, kui sa juba sellise küsimuse esitasid, siis ma tahaks kohe siit Mattiase evangeeliumist lugeda ühe väikese kirjakoha seoses ka nüüd selle jõuluajaga. Ja mõtleme nüüd ju sellele ja paneme selle, ütleme nüüd ka sellest samasse konteksti, mis sa ütlesid, et issandal ei ole ükski asi võimatu, et temal on kõik võimalik. Et mõtleme sellele ajale, kui Jeesus sündis siin maailma. Just pime aeg. See oli väga pime aeg. See oli Herodes. Just. Targad olid tulnud. Nad olid teinud Herodesele teatavaks, et üks konkurent on sündimas.
ja poliitiline võim, nagu me teame, eriti neil aegadel, aga ega miski väga muutunud ei ole. Võib-olla natukene nii-öelda need viisid, kuidas oma nii-öelda eesmärke ellu viiakse, võib-olla natukene on muutunud, aga tollel ajal poliitiline võim alati teeb ju kahte asja. Ta kindlustab oma võimu ja likvideerib oma konkurente. Nii. Ja see oli aeg, kus Herodeseks likvideeris konkurendid selliselt, et ta laskis ära tappa poisslapsed Petlemma piirkonnas. Ja. No tema oli täielik hirmu valitseja ja ta tappis ju oma enda ema ja mõned vennad ja ühesõnaga oma lapsigi ja ta oli hullumeelne, eks ole. Ta oli hullumeelne. Oma võimu tõttu. Kuigi ta oli juudi usku ja ehitas seal ju templit ja arendas kinnisvara, ta oli kinnisvara arendaja. Nii et ma ei teagi, kas see nagu nüüd see... Ta oli kinnisvara ja võimuarendaja. Kuidas kinnisvara inimestele see paralleel nagu meeldib, aga see oli selline aeg, see oli pime aeg. Ja mõtleme, eks, et sellises olukorras tegi Jumal midagi. Ta otsustas, nagu sa eile just ka koguduses rääkisid, ta otsustas siis ise tulla ja külastada seda maailma. Ja see oli see aeg. Ja kui nüüd lugeda on ju siit Mattiuse evangeeliumi siit, mitte nüüd kohe sealt seda esimesest peatükist, aga lugeda sellest 4. peatükist, ma tahakski siit lugeda siit nüüd ühe salmi 15, 4, 15 ja 16. Sebuloni maa ja Naftali maa, mereäärne tee, maa sealpool Jordanit, paganate Galilea. Nii et mitte ainult juudid, aga ka paganate Galilea. Rahvas, kes istub pimeduses. Nüüd, see oli see aeg, kus issand tegi midagi. Ta otsustas ise tulla. Rahvas, kes istub pimeduses. See oli see aeg, eks ole. Näeb suurt valgust. Mitte lihtsalt valgust, et väike niisugune tiku tuli, aga suurt valgust. Eks ta räägib seal iseendast. Ja vaata nüüd, ja surmamaal. See oli see, mis oli toimunud, eks. No mis on veel hullem sellest, kui lapsed surevad. Olen mõelnud selle peale, et vanemate üks kõige suurem kannatus on see, kui nad peavad oma lapsi matma. Et Jumal ei ole seda niimoodi loonud, eks. Aga see on see kannatus. Ja see oli see situatsioon, oli pimedus. Nendel oli üks õelvalitseja, kes tappis lapsi ja see oli see olukord, kus issand ise hakkas ilmutama ennast. Ja see on selline lootuse sõnum ka, et kui on olukord ikka kõige hullem, siis seal on issanda abi kõige lähemal. Vaata nagu Põhja-Korea kristlastel ja sealt ta saab ilmutada oma väge. Surmamaal ja varjus istujaile, neile tõuseb valgus. Wow. Et ma usun, et see on üks selline ka jõulusõnumi selline keskne teema, et kui tervet seda konteksti vaadata ja et inimesed, kes on täna võib-olla pimeduses olukorras, kus tundub, et enam ükski valgus ei paista. Ja nad on masenduses ja lootusetuses ja võib-olla inimesed, üksikud inimesed, ma ei räägi sinust, aga sest sa ei ole üksi, issand on sinuga, aga inimesed, kes maailmas on üksi ja ma ka just üleeile lugesin sealt internetist mõningaid selliseid inimeste seal treetsides seal ka inimesed kirjutasid seal, et ma olen nii üksi ja et mis teie nagu teised inimesed teete, kuidas te ennast tunnete ja et sellel ajal selliseid suitsiidsed mõtted tulevad ja see võimendub ja kordistub. See probleem on nagu kogu aeg, eks ole. Ja just nimelt sellises kontekstis on sul tegelikult lootus. Amen. Kui seda Matteuse evangeeliumi jõulu nii-öelda osa või lugu siin vaadata, siis siin on veel üks huvitav salm. Esimeses peatükis 22 salm, mis ütleb seal nõnda, et aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu. Need asjad on sündinud selleks, et Jumal tema sõna, mis ta oli välja kuulutanud, läheks täide. Ja ma mäletan seda, kui ühel hetkel ma seda lugesin, kuidas veel kord mulle kinnitas, kui vägev on Jumala sõna või kui palju on meelevalda autoriteeti Jumala sõnal. Ja tegelikult eks selle jõululoo juures on see valguse element tõepoolest, et Jumal ilmub nagu kõige raskemal hetkel inimeste keskele, sest esimesed jõulud olid väga keeruline aeg maailmas, on ju, juudi rahva jaoks eriti.
aga seal on see vaimulik osa ja see osa ju, noh, printsiip kehtib ka täna. Et Jumal, kui ta kõneleb oma sõna ja keegi usub sellesse, mis olukorras ta iganes ka ei oleks, täielikus pimeduses, usub sellesse, siis sellel sõnal on tohutu vägi. Ja see sama salm, mis me sinuga just hetk tagasi siit Luukast lugesime, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Muuseas, see ükski asi, ja sa ilmselt seda tead ju sama hästi, kreeka keeles on, ja ütleme siis niimoodi, toome seal veel inglise keelde üle, on kõige parem seda sõnastada, et ütleb see no reema. Mitte ükski reema ei ole Jumalale võimatu. Ja muidugi sina õpetasid reemast juba siis, kui mina sain kristlaseks ja see teema on sulle vägagi tuttav, aga reema on, noh, ütleme niimoodi, väga üldiselt kokkuvõetuna on niisugune isiklik Jumala kõnetus sulle. On ju? Kui loogos on selline üldine, me kõik loeme seda sama piiblit, aga kellegil läheb mingi salm nagu põlema sees selgeks, see kõnetab teda, see saab elavaks, see hakkab kõnetama või rääkima temaga. Me ütleme, et see on see reema sõna, eks ole. Ja siin ta ütleb niimoodi, et ükski reema, mida Jumal on öelnud, on võimatu, et see täide läheb. Seal ei ole midagi, mis saaks vastu seista, seal ei ole keegi, kes saaks öelda, et mul on teine plaan ja mis iganes siin nagu selles materiaalses maailmas on teisiti kui see reema sõna. No siin ei pruugi üldse midagi olla, kui Jumal ütleb midagi, see äkitselt on. Täpselt nii. Ja see räägib sellest, kui võimas on see, kui Jumal kedagi isiklikult kõnetab. Ja noh, ma arvan, et see fakt, et me oleme kristlased, on ju selle tulemus, et Jumal isiklikult kutsus Marek sind nimepidi. Poleks ta sinu elu üle oma sõna rääkinud, sa oleks ikka pannud edasi oma vanades radades ja mina ilmselt samamoodi, eks ole. Et me kuulsime Jumala kõnetust ja siis me räägime siin meie võib-olla vaimulikust kutsest. Me kuulsime Jumala kõnetust ja paljud imed, mis piiblis algasid pihta, algasid just nimelt sellest, et isiklik kõnetus. Ma ei tea, sa ei ole võib-olla meie peal proovinud kõndida, võib-olla oled, aga üldiselt ilma selleta, et issand on sulle isiklikult rääkinud, ega sa seal ei kõnni. Aga Peetrus kõndis. Aga ta oli ka mees, kellele Jeesus isiklikult ütles, tule, eks ole. Ja sina oled sellest õpetanud. Ja ma tean ka, et Peetrus, ütleme, oli ka teadaolevalt ainus mees inimene, ütleme Jeesuse kõrval, aga Jeesus oli... Kes on kõnninud vee peal. Aga Peetrus teadaolevalt oli ainuke inimene, kes vee peal kõndis. Ma ei tea küll ajaloost ühtegi teist sellist sündmust, et keegi oleks vee peal kõndinud. Et kõiki teisi imesid ma olen ikka kuulnud, on juhtunud. Aga seda, et keegi oleks vee peal kõndinud peale Peetruse, ma ei teagi. Ja selline unikaalne kogemus Peetrusel. Sõna peale. Absoluutselt. Jeesus rääkis talle isikliku sõna. Ja mulle väga meeldib see, et sa ütles, et see on elava issanda, elava isiku kõnetus. See sõna kõnetus, see on eesti keeles selline hea sõna. Mulle meeldib see sõna. See kõnetus, see vahetu. Ta ütleb sulle nii, nagu mina ütlen praegu midagi. Sellel hetkel sulle see kõnetus. Et ilma selleta sa ei saa olla usklik. Ei saa olla usklik. Ja just need Jumala üleloomulikud asjad tulevad esile siia loomuliku maailma meie eludesse läbi selle, et inimene kuuleb seda Jumala kõnetust ja usub sellesse. Nüüd on inimesed, kes kuulevad ja ei usu, on ju. Ja neid näited on hulgaga piiblis, aga Maaria oli üks inimene, kes, kerime korraks tagasi, Sakarias enne seda sai ka Jumala kõnetuse, on ju. Just. Ingel tuleb isiklikult ja ta tulebki Jumala sõnaga, ta kannab nagu Jumala sõna nüüd, nii-öelda pakendis anda sulle üle või öelda seda sulle edasi ja siis Sakarias ütleb, et aga ma ei tea, kuidas see võiks juhtuda, et ma olen vana ja minu naine on ka väga vana ja hakkab seal oma vabandusi tooma, küsib, et millest ma võiks seda ära tunda, et anna mulle mingi nagu kinnitus, mingi tõend, mingi ilming. Ja ingel vihastub seal nii-öelda ja lööb selle Sakariase tummaks, eks ole. Ja mina paneksin oma nagu laiendatud tõlke juurde, et ütleb niimoodi, mis
ilmingut sulle vaja on. See ongi ilming, et ma olen sulle isiklikult toonud Jumala sõna, reema, see ongi kõik, mida sa vajad. Usu sellesse, et sa saad mitte ainult ühe, sa võid 100 last saada, kui sa usud, eks ole. Kusjuures oli näinud ju inglit ka veel. Täpselt. Ei ole nii, et me iga päev näeme ingleid ja see on nii tavaline asi. Eks? Ja, et sa justkui nagu, huvitav, kas see oli nüüd või ei olnud? On ju siuke mõte või tõepoolest, ingel ilmub, eks ole. Mida sa veel tahad? Nii et ja ma näen seal seda ingli sellist frustratsiooni, kus ta ütleb, et mina olen Gabriel, ma olen läkitanud Jumala juurest tooma. Aga vaata, see jääd tummaks selle päevani, eks ole, ega sa rääkida. Teise sõnaga, sinu uskumatu suu tuleb sulgeda, muidu ei saa siit üldse edasi minna. Aga kontrast nagu Maarja puhul, kes kuuleb ka ju, tegelikult täpselt niisama, kui isegi võiks öelda hullumeelsemat sõnumit. Et tema mitte ei anna ainult sündi lapsele, aga see on Jumala enda poeg ja ilma mehe osaluseta. Sakarias, Elisabeth, seal oli see füüsiline intiimne akt ikkagi oli, kuigi see füüsiliselt võib-olla oli võimatu neil saada last ja oligi, et Jumal pidi seal andma nagu lisatõuke, aga Maarja puhul, seal oli nagu täitsa mööda minna sellisest loomulikust käigust, mida Jumal oli ju ise nõnda seadnud. Aga mulle meeldib see, mida Maarja ütles, kui ta kuuleb seda sõna, eks ole, et mulle sündigu sinu sõna järele. Ja seal on ka kasutatud see sõna reema. Mida sa ütlesid? Ma usun sellesse. Ja ma usun, et sel hetkel Maarja ei rasedaks. Nii et sellest samast sõnast see sõna sai lihaks. Ja minu see on nagu võimas jõulusõnum meile täna, et Jumal jätkuvalt räägib oma väelist sõna meie üle ja kui me leiame Jumala tõotused ja paneme oma usu nendesse ja issanda käsi ei ole ju lühemaks jäänud. Vaata, ma küsisin issanda käest, kui sa loed seda lugu, siis preester Sakariase kohta ja tema naise Elisabethi kohta. Ma mäletan, sa kunagi jutlustasid sellest Elusõna koguduses, kus ma siis tollal käisin. Ma mäletan seda jutlust ja ma mäletan, et see oli nii hea. Ja ma sain nii palju ja muuseas hiljem, kui issand nagu laiendas seda minu jaoks, siis see, mida sa olid õpetanud, see oli üks vundament, mille peale see edasi läks nagu. Ja, ma tean, mida sa mõtled. Aga ma mõtlesin selle peale, et kui sa seda lugu loed, niimoodi süvened sinna, siis seal on selline huvitav, kui sa võrdled seal Sakariast ja võrdled siis Maarjat ja miks siis, ütleme niimoodi, et praktiliselt ütleme, sama sõnumiga tuli ingel mõlema isiku juurde, eks. Et siis tekib selline küsimus, et aga miks, ma olen niimoodi küsinud issanda käest, et aga miks siis Sakarias seal tummaks jäi ja et miks selline asi tema peale tuli. Ja seal on ju öeldud, et sellepärast, et sa ei ole uskunud seda, mis on sulle öeldud, aga küsimus on ju selles, et miks ta siis ei uskunud ja mida ta siis ei uskunud. Ja mida Maarja siis uskus ja vaadata neid kontekste ja seal on üks huvitav asi, et mida mulle ilmutati selles loos veel lisaks sellele, mis ma kunagi seal rääkisin, oli see, et vaata, Sakarias teadis, mis oli kunagi juhtunud Abrahamiga. Ja seetõttu, kuna ta oli preester ja ta oli kursis sellega, mis oli kirjas, ta oli kursis sellega ja ta tegelikult oleks pidanud valima uskuda seda. Tal ei olnud vabandust. Ja teine asi oli see, et tal oli olemas naine ja selle asemel, et hakata seal, ja samamoodi oli Abrahamil vana naine. Ja selle asemel, et hakata seal nüüd ohkima ja hädaldama, et kuidas see võib sündida ja me oleme siin vanad ja elatanud, aga tal oli see lugu ees juba. Sellepärast sõitles teda. Just. Nüüd Maarja oli teises olukorras, sest Maarja oli küll kihlatud, aga tal ei olnud lubatud magada veel mehega. Ja seetõttu oli temal nii-öelda mission impossible selles nii-öelda kontekstis. Ja seetõttu, kuigi mõlemad esitasid sellise küsimuse inglile, et kuidas see võib juhtuda. Aga Maarja puhul see oli, mulle väga meeldib, kuidas sa alati ütled jutlustes, et sa võid isegi tsiteerida seda uuesti, et meie Jumal on nii-öelda võimatute asjade... spetsialiseerub võimatute asjade tegemisele ja meie asi on teha siis neid asju, mis on võimalikud, eks. Et selline koostöö on ju, mulle alati see lausa meeldib. Et see oli sama situatsioon,
aga miks just ingel sõitles Sakariast, oligi sellepärast, et Sakarias ei uskunud seda, mida ta oli tegelikult lugenud pühakirjast või Talmudist või ütleme siis sellest Mishnast, suulisest pärimusest, et Abraham vanas eas veel, samamoodi vanas eas uskus ja mida issand teeb ühele, seda teeb ta ka teisele. Ja see oli selle Sakariase uskmatus. Kui keeruline sinu arust oli Sakariasel või Sakariasel, nagu sina teda kutsud, minna, ma ei tea, pärast kui need päevad läbi sai oma naise juurde, nüüd on tumm ja nüüd ta peab seletama, et kuule, nüüd tuleb midagi teha siin. Vaata, ma olen selles osas, ma arvan, see ei olnud keeruline, kuna tolles juudi ja ka praegu ortodoks juutide seas, ütleme, see teema on üsna selles suhtes mehe jaoks lihtne. Sellepärast, et ma tean, et Talmudis on öeldud, et ja tegelikult ju isegi Uues testamendis on ka öeldud, aga seal on siis juba nii-öelda mees ja naine selles mõttes nagu võrdsel levelil, et täitku nad siis oma kohust oma nii-öelda abikaasa suhtes, aga juutitel see asi oli selge, et kui mees tahtis naisega intiimselt olla, siis ega naisel seal väga palju varianti ei olnud. Päevade ajal ta sai muidugi öelda, et mul on päevad ja siis nüüd ole ilma, eks ole, aga muul ajal üldiselt väga nagu naisel ei olnud väga võimalust seal ei öelda mehele. Et see oli selline nagu ütleme, kultuur oli selline. Igal juhul kuidagi ta selle kommunikeeris edasi Elisabetile, sest Elisabet ei olnud ju seda väelist kohtumist ingliga ise kogenud või näinud, ta kuulis seda või sai siis mingisuguse, ma ei tea, Sakarias võib-olla kirjutas kuskile või mis iganes. Aga igal juhul on selge, et ka Elisabet pidi selle väelise Jumala sõna vastu võtma ja nõustuma. Ja tegelikult, kui Maaria läheb sinna Elisabeti juurde, siit edasi lugeda, ja Maaria läheb ju Elisabeti juurde pärast seda, kui ingel on talle meelde tuletanud, et noort tüdrukut kinnitada usus. Muuseas, ka sinu sugulane Elisabet on rase 6. kuud oma vanas eas, kelle kohta kõik rääkisid, et on ta sigimatu. Ehk teisisõnu, mida inimesed sinu kohta ütlevad, ei tähenda, et see siis, mida Jumal ütleb, ei oleks üle sellest, mida inimesed on kogu aeg öelnud, on ju. Aga, ja Maaria läheb pärast seda siis Elisabeti juurde ja Elisabet on sellele sõnale ka pihta saanud, öeldes niimoodi Maariale, 45 salm, ja õnnis see, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand temale on öelnud. Jälle see reemasõna. Just, ja nüüd, kui sa ütled õnnis, et nüüd kuulajatele ka võib-olla sõna õnnis natukene selline, ütleme natukene vana aja sõna, et võib-olla ei ütle päris tänapäeva inimesele seda edasi, mis see mõte seal on, aga täpsemalt võib-olla nagu inglise keeles blessed. Õnnistatud. Ja võib-olla see sõna õnnistatud ka ei ole võib-olla tänapäeva inimesele ei ütle enam päris seda, mis see sest me peame selle õnnistuse sõna rohkem lahti rääkima. Ja lahti rääkima, aga et õnnistatud on see inimene, kes usub, mida issand on temale öelnud. Ehk, et ütleme, paneme sellise lihtsasse talupoeglikku eesti keelde, et kui sa usud seda, mida issand on sulle öelnud, siis see asi läheb täide. Siis see läheb täide sinu elus. Ja see ongi see, et sa oled õnnistatud. Jah, just. Et juhtub midagi üleloomulikult isiku poolt, kellel kõik on võimalik, kellel on olemas kõik ressursid, et kelle jaoks ei ole olemas võimatut olukorda. Et meil inimestel on sellised olukorrad, et valgus ei paista enam tunnelis. Nüüd on ainult kõik, eks ole. Aga isik, kes võib tulla pimedusse ja öelda, et saagu valgus ja valgus tulebki sinna, eks, ja mis iganes. Et kui tema ütleb midagi, siis see asi läheb täide selle inimese elus. See on see õnnistus, ehk sa oled õnnis. Absoluutselt. Ja see ei ole piisav, et Jumala sõna on väeline. Jumala sõna on väga väeline. Piibel ütleb, Hebrea, mis ta on 4.12, eks ole, on ju, et sest et Jumala sõna, ja sa oled seda ise ka palju tsiteerinud, Marek, on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk, mis läbistab vaimu ja hinge ja liikmed ja üdi on südame meelsuse mõtete hindaja. Ma vaatan, kus ma jõuan sinna kirja kohta isegi lõpuks. Oli see 4.12, eks ole, just. Kuni ta lõhistab hinge ja vaimu liikmed, üdi on südame meelsuse mõtete hinda ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, et kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Temal tuleb meil aru anda, Jumala sõnale, eks ole. Ma alati mõtlesin selle üle, et
me tsiteerisime omal ajal väga palju seda. Kunagi uurinud ega lugenud seda konteksti siin, aga kaalusin selle üle, et miks ta ilmub niimoodi äkitselt siin keset seda konteksti, kus räägitakse, et Iisraeli rahvas ebaõnnestus sisenemaks tõotatud maale. Ja kuigi neil oli väeline Jumala sõna tõotus, see tuli Moosese kaudu ja Jumal kõnetas neid nii mitmel korral, eks ole, see on see maa, mis ma tahan, et te elaksite seal ja paljuneksite seal ja kõik see tõotus oli paigas ja kindel ja nii edasi. Ja ometigi, nagu siin Heebrea kirja kirjuta ise ütleb, et nad ei seganud seda usuga. Või nagu eestikeelne piibel ütleb, et see imbunud usu läbi neisse. Imbumine. See on niisugune nagu ka võib-olla protsess, mis nagu tasapisi järjest selgemaks sulle saab, on ju. Aga, ja siis, kui see lause siin tuleb, Jumala sõna on elav ja vägev, see on see dynamics, powerful, eks ole. Ja ta tõesti on. Aga sellest ei ole mingit kasu, kui inimene ei võta seda usus vastu. Nii et Jumal võib kõneleda mida iganes. Ja kui see ei maandu siia usuga täidetud südamesse, siis see sõna ei hakka idanema, see ei hakka kasvama. Ime ei saa tulla esile. Ja me näeme seda muidugi Jeesuse teenistuses ka, kui ta oli oma kodukohas. Nad olid familiaarsed temaga. Nad uskusid temasse võib-olla kui puussepad, on ju. Me teame, et oskab puust üht-teist teha, aga et on Messias ja võitud püha vaimu poolt tegema imesid ja tunnustähti, seda nad ei uskunud ja tegelikult see vägi ka ei saanud voolata, eks ole. Nii et see küsimus ei olnud, et tema vägi ei tahtnud voolata, aga nende usk ei olnud valmis seda vastu võtma ja see nagu lülitas need klemmid lahti. Ja siin juhtus midagi sarnast ja Sakariasel oleks see ka napilt juhtunud. Aga Maarja, muidugi me näeme teisest puust naine siin, kes ütleb, et mulle sündigu sinu sõna järgi. Vaata, nad isegi alguses ju seal kodukohas olles, nad olid ju näinud, et Jeesus oli ajanud kurja vaimu välja inimesest koguduses. Nad nägid 1,2 ja evangeelium ütleb, et ta väheseid haigeid seal ka tervendas. Aga mis suur probleem seal oli selles, et nad alguses uskusid temasse, aga siis tekkis neil mingisugune selline error seal oma nii-öelda selle juudi usu ja traditsioonide ja kõige selle kontekstiga. Ja siis nad otsustasid. Nii-öelda nad lasid tulla sellel kahtlusel ja kõikidel nendel nii-öelda traditsioonidel ja kõigel sellel inimlikul sisse ja siis nad otsustasid mitte temasse uskuda. Nad nägid, nad võib-olla mõtlesid inimlikult nii, et midagi siin toimub, et võib-olla tõesti mingisugune, Messias, nad ei mõelnud, et ta Messias on. See oli neil ikkagi päris üle võlli mõelda niimoodi, juutidel oli kogu aeg sellega seal probleem. Aga see oli täiesti teine ettekujutus. Aga mida Jeesus ütles? Ta ütles, te olete Jumala sõna teinud tühjaks oma traditsioonidega. Ja pärimustega, jah. Teises tõlkes öeldakse, et inglise keeles on just öeldud, et Jumala sõna on kaotanud oma mõju, selle efektiivsuse selle tõttu, et te olete kehtestanud oma traditsioonid, te olete otsustanud ja valida uskuda pigem seda. Nii et see on võimalik ennast nagu rääkida välja. Absoluutselt. Ja see inimlikkus tuli vahele. Nad nägid alguses seda, ma usun, et inimlikult tekkis neil isegi võib-olla alguses mingi eufooria. Vägev asi. Nad isegi ütlevad seal, et kuidas sellised asjad sünnivad. Nad ju nägid neid asju, see ei olnud mingi teooria. Aga siis nad hakkasid mõtlema, aga ta on siin meie seas sündinud, niisugusest lihtsast perest, tal ei ole kõrgharidust, eks ole, seda, toda ja kolmandat ja neljandat asja. Siuke mõistu päratsemine. Ja hakkas siuke mingisugune selline juudilik, siukene juristi moodi mõtlemine seal peale, arutamine ja lõpuks, mis juhtus, oli see, et sellises õhustikus see usk kadus ära ja kahtlus võttis üle. See juhtus nendega seal. Ja. Jeesus ei ütlenud ju asjata ja piiblis loeme, eks ole, et kes ei võta Jumala riiki vastu nagu lapsukesed, ei pääse sinna sisse. Ja lapsel on siiras usk. Me kõik teame seda. Mida iganes lapsel ütled, ta usub seda. Mitte me peame kõiki asju lihtsalt uskuma, mis iganes me kuskilt kuuleme, aga kui Jumal midagi ütleb, siis ma usun. Ja see on üle loomuliku
ja see on võimatu, üle minu vanuse, üle tead, aeg on möödas, paik on tühi, mis iganes, aga kui Jumal on kõnelenud. Ja see on see, mida Jumal ootab, eks ole. Ma mõtlen selle üle, Marek, siin võib-olla vahepalaks, et miks mõningad inimesed alustavad usuteed ja näib, et nad on tulised kristlased, tsiteerivad piiblit, käivad kirikus, on asja sees, mõned isegi kogevad Jumala kutset. Ja siis mingil ajal kaovad areenilt ja kaovad koguduse keskelt, ehk neid enam ei ole, osaduses neid ei ole. Mõned võib-olla isegi kaotavad usu Jumalasse, mida ma olen ka samuti näinud. Ja minu jaoks on raske uskuda, et sihuke nagu jahenemise protsess võib aset leida. Aga kuulates, mida sa just hetk tagasi ütlesid, seda mõistu päratsemist ja hakata nagu liha ja verega nõu pidama ja need asjad on ju võimalikud, muidu piibel isegi ei hoiataks, eks ole, nende eest. Just. Ja aga et siuksed asjad aset leiavad, seda on peaaegu et mul raske vastu võtta. Aga kuidas need aset leiavad? Kas oskaksid natukene valgust heita sellele sinu vaatevinklist? Vaata, me kristlastena ja väga palju tsiteeritud kirjakohta õpetussõnade 3. peatükis 5. salm. Nii. See peaks sul ju peas olema. Siin on öeldud, et looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. Ja ma olen ka väga palju kordi seda salmi lugenud ja käies siis ka Edkooli sinu vaimse isa väga targa ja hea nõuande järel, et igal hommikul loe õpetussõnu, sest see on tarkuse raamat ja õhtuti laulude sa ju raamatut. vajad tarkust igal päeval selleks, et teha õigeid otsuseid ja valikuid. Ja laulude raamatu juurde me veel jõuame. See on minu lemmikraamat. Aga inimesed on kuulnud seda salmi ja tõlgendanud seda niimoodi, et justkui peaks oma mõistuse kuidagi kõrvale panema. Ja siis osad inimesed on hakanud siis nagu narrima ja pilkama kristlasi, et noh, te olete sellised kergeusklikud ja naiivsed lambad, on ju, et noh, te ei kasuta oma mõistust. Aga ma küsisin Issanda käest, et mida see salm tähendab. Ta ütles mulle niimoodi, et vaata, see mõte on siin selles just ja panna selles samasse konteksti. Me püsime jälle kogu selles kontekstis siin, millega sa alustasid siin. Et see usk ja see kõnetus. Ta ütles, siis ära toeta oma enese mõistusele, kui Issand on sulle midagi öelnud. Make sense. Ja, make sense, eks ole. Et looda Issanda peale kõigest südames siis, kui ta on sulle midagi öelnud. Sest kuidas sa saad loota ta peale, kui ta ei ole sulle sind kõnetanud. Ja siis ära toeta oma enese mõistusele. Sellepärast, et kui sa siis hakkad nõu pidama liha ja verega, siis varem ja hiljem satud sa olukorda, kus alguses oli see usk, aga see usk lihtsalt saab ära lämmatatud. Jah, nii nagu see Külvaja lugu räägib. Külvaja looga ma tahtsingi sulle sinu küsimusele vastata, et miks nad on ära kadunud. Aga mis ta ütles seal? Selle maailma mured, rikkuse petlikkus, teeäärsed muuseas. Ma ükspäev küsisin, et Issand, aga mida see tähendab, see teeäärsed? Ja siis ta ütles mulle, aga mis tee ääres toimub? Ma mõtlesin, teeäärsed. Need on kõnniteed, eks ole. Seal inimesed kõnnivad. Mis tähendab inimesed kõnnivad? See tähendab kahte asja. Erinevad inimesed, erinevad vaatenurgad, erinevad kontseptsioonid, erinevad õpetused. Ja teine asi, nad kõnnivad seal, nad tallavad seal. Ja ta piibel ütleb, et on inimesed, kelle südamest kohe kurat sõna ära varastab, ongi need, kes on teeäärsed. See tähendab, et nad on mõjutatud väga paljudest igasugustest infovoogudest, YouTube'ist ka kusjuures. Absoluutselt. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad tallatakse ära. Ja see Jumala sõna seeme, mis algselt tuli, see tallatakse just nimelt nende igasuguste infotulvade alla ära. Ja ta jääb viljatumaks. Nii et see vastus sinu küsimusele on täpselt sellest tähendab sõnas külvas. Jah, absoluutselt, sest et 4 erinevat maad oli. Täpselt. Ainult ühes varastas kohe saatan selle ära. Just. Ülejäänud 3 põhimõtteliselt kannatasid nagu selle keskkonna või meid ümbritseva kultuuri, noh, mis iganes siis see kultuur, aga see, mis me ümber toimub. Jah, ütleme kultuur. On ju? Selle maailma rikkuse petlikkus, selle maailma mured. Ideoloogiad valitsevad, ideoloogiad ühiskonnas. Igasugused filosoofiad, just. Ja
ja pinnapealsuse, nii et kõigil tegelikult algus oli sarnane. Nad olid põnevil, nad läksid asjaga käima, aga nad ei suutnud seda alal hoida. Sest et ega meie kõik tajume samu kiusatusi. Samad võitlused tulevad meie kõigi vastu. Puutume kogu aeg kokku sellega. Aga sa pead alal hoidma seda. Ja alal hoida, nagu Ed Kõulgi ütles, on alati raskem kui saavutada. Nii nagu üks teine jumala naine on ütlenud, et järjepidevuses peitub vägi. Kui sa midagi suudad järjest pidevalt hoida oma elus. Ja, nagu Norve Leis ütleb, et faith is a patience. Ja. Et usk on kannatlikkus. Usk on kannatlikkus. Ja muidugi Piiblis ongi öeldud ju, kes usu ja pika meele tõttu. Mitte ainult usu tõttu. Ja, sellepärast, et tulevad ajad ja hetked, kus hakkavad asjad venima või isegi lähevad vastupidi mõnda aega, nagu Joosepil, eks ole, seal kõik unistusest lähevad allapoole ainult. Ja siis sul on vaja seista selle sõna peal. Ja Paulus ütleb ju ise hiljem Uues Testamendis, et kui te kõik olete sooritanud, ma olen kõik ära teenimist ja mida veel? Okei, nüüd seisa. Seisa. Nüüd veel ka seisa. Aga ma tahan selle tähendamisena küll ühe hästi olulise asja öelda veel, et inimesed on seda lugenud ja alati mõelnud ja keskendunud sellele sõnale ja mis ongi oluline, sest et ta keskendub tõesti sellele sõnale, aga tulles nüüd veel kord tagasi selle konteksti juurde, millega sa alustasid, selle kõnetus, kes kõnetab? Issand kõnetab, aga et ta saaks kõnetada, sul peab olema temaga mingisugune suhe. Osadus täpselt. Ja seda külva ja tähendab sõna tuleb tõlgendada ja mõelda ka mitte ainult sõnakeskselt, aga ka suhte ja isiku keskselt, sest kogu sinu suhe Issandaga on täpselt samamoodi kirjeldatud nende faaside ja kogu terve sinu suhe on mõjutatud nendest asjadest. Et sa pead mõtlema mitte ainult see sõna, sest see sõna saab tulla ainult selles suhtes, mis sul on. Ja vaadata, mis sinu suhet Issandaga võib rünnata, mis on need riskid ja ohud seal ja mis on ka samal ajal ka need võimalused ja kogu terve see, ütleme, see perspektiiv sellesse. Et see on, pane see suhe ka sinna selles tähendamise sõnasse ja vaata nagu selles nagu võtmes seda kõike. Sest isiklik sõna, reema sõna, on isiklik sõna sulle. Saab välja tulla ainult isiklikust suhtest Jumalaga. Ja kui sa seda ei oma või seda ei hoia alal, siis pole ime, et inimene pole nii-öelda kaua aega enam Jumala käest kuulnud, eks ole. Just, ja kui sa nüüd selle küsimuse esitasid, eks, et kuhu need inimesed kaovad, siis mõeldagi niimoodi, et panna, lugeda seda tähendamissõna külvajast ja vaadata, et mis on juhtunud nende inimeste suhtega, sest see on kõige kallim asi üldse, mis sul olla saab, sinu isiklik suhe elava Issandaga. Ja mis on juhtunud nende suhtega siis Issandaga, miks nad siis seda kõnetust ei kuule enam? Miks neil usk on ära kadunud? Ja siis ongi, et nende suhtesse on sisse tulnud, mis iganes siis selle maailma mured. Kui me kuuleme, me ei pidanud küll täna perekondadest rääkima, aga selle maailma mured on ka see ju, mis rikkuse petlikkus, need on asjad, mis on ju ka isegi ilmalik psühholoogia. Arved vaja maksta, laenu need on asjad, mis on maksed. suhted ju lõhki ajanud. Aga samamoodi need samad asjad võivad ajada ka sinu suhted lõhki Issandaga. Täpselt. Või vähemasti väga oluliselt ohustada seda. Ja, absoluutselt. Ja, no me elame pidevas konfrontatsioonis vaimu maailmaga. Just nimelt. Ja vaenlane töötab väsimatult selleks, et number 1, et sa üldse ei kuule evangeeliumit, et sa jääksid sellest asjast eemale, jääksid oma pimedusse ja juhul, kui sa ikkagi kristlaseks oled saanud, siis ta töötab selle nimel, et see oleks efektiivne kristlane. Et sa oleks selline magav, võib-olla traditsionaalne nime kristlane. Vaenlane kardab tuliseid kristlasi. Aga tuline kristlane saab ainult olla, kellel on pidev isiklik suhe Jumalaga. Aga Issand kasutab vaenlast, et hoida sinu suhet tulisena. Sest mina usun, et ja nii palju, kui ma olen kuulnud ka, ja nii palju mul on olnud endal ka selliseid kogemusi, kus ma olen näinud, kuidas vaimses maailmas asjad toimivad ja olles olnud ju ka katoliku kiriku liige ju rohkem kui 12 aastat ja kuulnud, mida räägivad katoliku kiriku siis eksorsistid. Kuride vaimud väljaajad. Tuhandeid aastad, neil on väga pikk kogemus ja nad on tõesti väga-väga head selles. Ja nad on rääkinud, ütleme, nendel seanssidel,
kui nad on ajanud välja inimestest kurja vaime, nad on nende kurja vaimudega rääkinud ja küsinud nende käest küsimusi. Ja nad on kõik öelnud ühte asja, et ja see on see, mis on kirjas ka Jakobuse kirjas, kus on öeldud, et ka kurjad vaimud usuvad ja värisevad. Ja nad nimetavad kurja vaime legalistideks. Et nemad käivad palju täpsemini selle järgi, mis on öeldud, kui inimesed. Ja nad ei tee ühtegi liigutust ilma Jumala loata. Et seetõttu, mis iganes ka juhtub, issand ka kasutab ära selleks, et meie usuelu hoida nii-öelda nagu pann tulisel pliidil, vaata. Et hea muna saad siis, kui see pann on kuumaks läinud, vaata, lööb peale, säriseb kohe. Et Jumal kasutab enda omade suhtes niimoodi. Pauluski palvetas selle vaia suhtes, mida ta kutsus ju issand, tähendab, ütleme, no me saame aru, et see oli langenud ingel, eks ole, rusikaga mind lööma. Ja ta ütles, et ma palvetasin ja 3 korda, vähemalt, eks ole, ta ütles, ja issandalt tuli see sama vastus, et no sellel ei ole vaja ära tarvis minna su elust, eks ole, et minu armust on sulle piisav. Aga see ongi see, et kui sul on väljakutsed, siis vastu seda väljakutset oma vaimulikke ressursse rakendades, usku, deklareerimist, meie palveelu, eestpalveelu, meie ülistus ja nii edasi, eks ole. Et see ongi see, kus see tugevamaks ju kasvab. No, absoluutselt. See ei saa tugevaks läbi selle, et sa oled mõttes pikali kogu aeg. Et ma käin kirikus või koguduses ainult nendel päevadel, kui ma tunnen, et ma väga tahan täna minna. Võib-olla on need päevad, kus ma ei tunne minna ja siis mul tuleb rakendada. Siis tekib see iseloom, see pühendumine minu sisse, et ma ei tee asju sellepärast, et ma täna tunnen ja homme ei tunne, aga ma teengi neid kogu aeg sellepärast, et see on õige asi teha. Täpselt nii, vaata Janno, sina käid ju kogu aeg siin, teed jõusaalis trenni ja korra nädalas, kui hästi läheb. Miks, just, et sa kasutad seda vastujõudu. Just. Kui seda ei oleks ja sa oleksid lihtsalt nii-öelda tugitoolis, istuksid hommikust õhtuni, siis sul pöidlaliha on väga tugev siit puldist. Lõualihased ainult on arenenud, eks. Aga kõik ülejäänu atrofeeruks ära lihased ja varsti see oleks haige ja varsti olekski matuste aeg. Et sa pead, see vastuseis on ka oluline. Just. Aga see ei ole võib-olla täna nii teemaks. Ma tahaks võib-olla tulla korra tagasi selle Mattuse evangeeliumi juurde. Sa lugesid siit salmi Just. Ja loeme selle korra veel uuesti, 22, aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu. Ja piibel, me tahame siin Jannoga nüüd seda kinnitada teile, kallid kuulajad, et ja öelda seda veel kord üle, et piibel on maailmas unikaalne raamat. Et ei ole ühtegi teist raamatut, kus oleks sadu profeteeringuid ja millest ka 100 profeteeringud on täide läinud. Mitte ühtegi teist raamatut ei ole, et piibel on täiesti unikaalne raamat. Et kui sa räägid siin ja tsiteerid siin, et räägid prohvetitest ja sellest, et midagi on täide läinud, siis selles osas ei ole mitte ühtegi paralleeli tuua mujalt maailmast. Absoluutselt ei ole. Ja muidugi, kui me räägime siin ainuüksi messia tuleku ettekuulutustest, alates 1. Moosese raamatust, ja ilmselt me kõik ei ole veel leidnudki üles, sest kui Jeesus peale üles tõusmist Emmause teel nende poistega seal rääkis, siis piibel seletas igast raamatust prohvetist, mida tema kohta oli öeldud. Aga see kirjakoht, mida sa siin lugesid veel korra üle, see tõesti nagu kõnetas mind sel hetkel, et issand oli midagi rääkinud ja see, mida nüüd siin on esile tulnud, on sündinud, et see sõna täide läheks. Ja et see sõna, mida Jumal annab, hakkab nagu tootma asju, mis siin teatud situatsioonid hakkavad teatud suunas liikuma ja asjad hakkavad, ja siis ühtegi, vau, see on täide läinud, teed. Ja see on see sõna vägi. Ja see on see, mida muidugi jõululugu räägib. Ja tegelikult me võime ka, kui me siin juba täna oleme, jõululoos vaadata selle Johannese evangeeliumi osa peale, mis ütleb siin 1. peatükis kohe, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal
seesama oli alguses Jumala juures ja kõik on tekkinud tema läbi, sõna läbi. Ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Ja siis see salm 14, mida tavaliselt ka me loeme ühtlasi siin, ja sõna sai lihaks. Ja millal ta sai? Ilmselgelt, kui Maarja ütles, mulle sündigu sinu sõna järele. Ja sel hetkel, Terri Loo ütleb, Maarja oli rase, sel hetkel. No, meil ei ole piiblis siin täpselt aega fikseeritud, aga see kõlab õieti, et sel hetkel tegelikult see ime sündis Maarja sees. Sõna sai lihaks. Nüüd, Marek, sina oled ju palju ka Jumala sõna peal seisnud, Jumala tõotusi lugenud ja uurinud ja mis asjad või mis on mõned näited, mis sinu elus on täide läinud selle najal, et sa oled seisnud Jumala sõna peale, sul on olnud isiklik sõna Jumalalt? No neid näiteid on ju ikka väga palju, et selles osas ma olen ikkagi üle 40 aasta usklik olnud. Wow. Et selle aja jooksul on ikka ju väga palju asju sündinud. Et siinkohal tahaks siis öelda nii, nagu on öeldud seal Johannese evangeeliumi lõpus, et kui hakkaks neid asju kõike siin üles lugema, siis maailm ei mahutaks kõiki neid raamatuid. Wow. Et selline huvitav paralleel sealt, aga muidugi palju asju on sündinud ja muidugi eks seda sõna uskumist ja selle peal tegutsemist on tulnud ju ka õppida. Et väga hea, et sa siin alguses ka mainisid seda kreekakeelset sõna reemata ja loogosta ja kindlasti kõikidel usklikutel varem ja hiljem tuleb see nii-öelda õppetund läbida, see eksam ära teha elus, et aru saada, mis see vahe seal on. Täpselt. Ja, et üks asi on kirjutatud Jumala sõna ja teine asi on see kõnetus siis, mis issand sulle isiklikult ütleb, et on olnud ju minu elus ka samamoodi aega, kus ma olen lihtsalt lugenud pühakirja, püüdnud selle järgi siis tegutseda ja siis on tulnud selline pettumus, eks ole, et miks asjad ei ole juhtunud. Asi ei ole läinud nii. Aga siinkohal tulebki rõhutada ja võib-olla ütleme nii-öelda see, kes on olnud siin juba vanemad kristlased aastakümneid, mäletavad seda liikumist, ususõna liikumist ja ma hakkasin neid nimesid nimetama, sest et see liikumine rääkis ka väga palju häid asju. Absoluutselt. Väga palju häid asju rääkis, aga võib-olla selline, ma nimetaks võib-olla selline vajaka jäämine või puudus, mis ka selles, ja see on ka arusaadav, sest et kui sa loed, Paulus ju kirjutas Korintuse kirjas, minu meelest vist 13. peatükis ütles, et see tunnetus on poolik, mida me tunnetame, eks. Eks kõik need liikumised on ju ka ikkagi poolikud ja võib-olla, ma tean enda kogemustest, aga olen näinud ka kõrvalt teiste inimeste kogemusi ja tunnistusi, et eks inimestel jäi võib-olla selline mulje sellest tolleaegsest suurest usuliikumisest, et võta lihtsalt nii-öelda chapter and verse, et võta lihtsalt peatükk ja salm ja usu seda ja tegutses selle põhjal ja halleluuja. Küll tuleb. Kõik sünnib, Just. Aga need asjad niimoodi ei käi. Just, võt selle juurde ma tahtsingi jõuda. Et see on väga oluline mõista seda, sellepärast, et piibel ütleb ju väga selgelt, et kirjatäht suretab, aga vaim on see, kes teeb elavaks. Aga mu enda selline lemmik seletus selle kohta on Johannese evangeeliumis, kus Jeesus ütles ju variseridele, et uurite pühikirju, sest te arvate neis olevat elu. Ja tollel ajal selles liikumises ka rõhutati väga seda pühakirja lugemist ja sellesse uskumist, aga ainult selline intellektuaalne või mõistuslik uskumine ei too üle loomulikku su ellu. Ja see ongi hästi oluline, millest me ju siin alustasime, et peab olema see issanda enda kõnetus. No mulle on jäänud kõlama sellest ajast võib-olla kõige rohkem tunnistamine või deklareerimise ja see oli väga levinud asi. Et umbes niimoodi, et hakka lihtsalt deklareerima mingit piiblisalmi enda üle kogu aeg, usu, et see on mul ja siis see tuleb. Ja kuidagi moodi me ei pannud sama
rõhuasetust või väärtust sellele, kust tuleb see usk, mille najal minu jaoks see salm võiks üldse reaalseks saada. Et Hebra kiri ütleb, et Jeesus on meie usu alustaja ja täidesaatja. Ja roomlastele kiri, eks ole, 10:17 ütleb, et aga nüüd tuleb usk kuuldust ja kuuldu tuleb eesti keeles piiblis Kristuse sõnast ehk võitud sõnast, aga inglise keeles piiblis from the word of God ja see sõna word või sõna on seal jällegi reema sõna. See usk tuleb isiklikust kõnetusest, Jumal on kõnetanud sind isiklikult ja selle osa me kuidagi nagu jätsime kahe silma vahele. Ja ma kuulsin, et Marek teeb seda või see tegi seda, tema uskus seda, temal juhtus see, mina võtan ka, mina hakkan ka pihta. Ja ma pean tunnistama siin oma, ma ei tea, agarust või ogarust, aga tol ajal mul oli jah nimekiri asjadest, mida tead, autod ja mingid videomakid ja mida mul kõik ei olnud ja ma ütlesin, see on mul, tunnistan, see on mul. Ja need asjad ei ilmunud muidugi niimoodi esile, sellepärast, et selle vundament ei olnud õige. Ma lihtsalt leidsin mingi kirjakoha, aga see ei olnud kõnetus minu jaoks, see ei olnud reema minu jaoks ja ma kukkusin läbi. Ja Benny Hinn on öelnud niimoodi, et kui ususõna liikumise ajal öeldi, et inglise keeles, et Bible is the God speaking to you, siis Benny Hinn ütles väga hästi, et see ei ole nii. Ta ütles, et Piibel on siis Jumala kõnetus sulle, kui ta selle läbi või selle kaudu sind kõnetab. Ja seal tekkiski see error paljudele ja mulle ka. Ja tõesti agarusest saigi ogarus, nagu sa just ennist ütlesid. Ja me oleme kõik läinud läbi, mõnel võib-olla valusamalt, mõnel vähel valusamalt. Vähemalt lõualuud. Mul ikka mitmed korrad ikkagi lõualihased läksid valusaks. Ja piltlikult öeldes hambad hakkasid logisema, keel läks suus paksuks sellest suurest tunnistamisest. Aga seal oli see fakt, et vaata Rooma kirjas on ju öeldud, et sest südamega usutakse ja suuga tunnistatakse. Aga seal pandi väga palju rõhku sellele suuga tunnistamisele. Aga kuidagi jäi kõrvale see südamega uskumine. Just. Aga see on see kõige olulisem. See on see kõige olulisem asi. Just nimelt. Ja, et Abraham küll tunnistas, kutsus Saaraid nüüd Saaraks ja Saara kutsus teda nüüd Abrahamiks, mitte enam Abramiks, eks ole, mis tähendab paljude rahvaste isa. Aga pärast seda, kui issand ise oli seda just, sealt selle me jätsime kahe silma vahele, et Abrahamil oli selge kõnetus Jumala käest, mille peale see sõna sai rajatud. Ja siis ka oli kahtluse momente, sest läheb aastaid mööda ja Abraham võib-olla ei saanud niimoodi kirja panna või teha videot, nagu meie täna asjadest teeme ja uuesti selle üle vaadata ja tekivad kahtlused ja ebakindlus ja mis iganes, isegi tal oli kõikumist, eks ole. Tähendamissõna külvajast. Kellel oli tõeline Jumala sõna. Nüüd mõtle, kui keegi, kes lihtsalt võtab mingi salmi ja ütleb, et ma lihtsalt tunnistan selle esile oma ellu, et küll see tuleb. Ei tule. Ei see tule, jah. Ja. Sa saad peavalu. Just, ja kui sa jätkad sellega, tuleb veel muu valu ka. Ja. Keegi võib-olla näiteks andis oma auto, õnnistas kellegile ära, kuna issand teda juhatas nõnda tegema ja läks aega mööda ja ta sai hoopis parema auto nagu vastu. Keegi kinkis talle mingi auto või võib-olla mitu autot, neid lugusid on ju palju. Just. Sina kuuled seda mõtet, et mina annan oma vana loksu ära teed ja siis võib-olla sa ei sõida kaua aega, kõnnid tükk aega. Mõtled, et mis toimub mu elus? Jah, mis toimub? Ma tegin seda, miks midagi ei juhtunud. Et tõepoolest see tähtis vundament selle kõige juures, mis oli tõsi Maaria puhul ja Sakariase puhul ja kõigi nende Jumala inimeste puhul, kes nägid imesid, oli see, et neil oli Jumala käest kõnetus, sellest hakkas asi pihta. Ja ma tahan tulla veel tagasi, sest kuna see teema sinna läks praegu, ma tahan ikka kohe päris lugeda seda, sest see on nii fundamentaalne. Ja isegi kui me räägime, ma ikkagi veel kord rõhutan seda, et isegi rääkides sellest kõnetusest kui sellisest, veelgi olulisem on see, kes kõnetab. Absoluutselt. Ja vaata, seesama Johannes evangeeliumi 5. peatükk, salm 39-40. Te uurite pühikirju, sest te arvate enest seal neis olevat igavese elu. Ja see, mida Jeesus ütles. Ja need on, mis tunnistavad minust. Ja nüüd salm 40, ülioluline asja. Ja te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. See on see asi, mis on täiesti fundamentaalne. Ja nagu sa ennist mainisid seda
kirja kohta, et Jeesus on meie usu alustaja, täidesaatja, seal on just, ma avasin kreeka keeles ka Jeesus, mitte sõna, vaid Jeesus, tema isik. Ja mulle nii väga meeldib see GNT piiblitõlge, Good News Translation, ma ostsin selle piibli ainult selle salmi pärast. 12.2 salmi pärast. Seal on öeldud niimoodi, et Jeesusest, tema isikust sõltub meie usk algusest lõpuni. Nii et see ei ole isegi see kõnetus üksinda, sest me kogu aeg kuuleme midagi, aga tema isikust, kes kõnetab, Jeesuse isikust, kes on meile kallis, kelle ees me kummardame, me ülistame, kellesse me usume, keda me armastame, kes on meiega kogu aeg, kes meid hoiab, kes meid kaitseb, kes meid õnnistab. Tema isik. Just. Tema isikust sõltub meie usk algusest lõpuni. Tema on see, kes meil elu annab. Kui teda ei oleks, sest me võime kuulata igast häid õpetusi. Ja nagu sa ennist ütlesid, et inimesed, kes on tulnud usule ja on kogenud oma kutsumist ja nii edasi, ja kes on ise ka rääkinud õpetusi ja me oleme kõik kuulnud väga häid asju. Aga kui sinu usk on ainult sellesse kõnetusse, aga ei ole niivõrd tema isikusse, siis see on koht, kus sa võid samamoodi hakata ühel hetkel väsima, su usk võib lihtsalt hakata libastuma, sest see on tema isik. Täiesti nõus sellega. Ma muidugi mõistan, et me rääkides siin kõnetusest mõtlemegi selle all Jeesus, kes meid kõnetab, eks ole. Aga kui minu usuteekonnal, ma olen seda rääkinud ja sa, Marek, oled muidugi kursis, et ma sain 89. aasta suvel ühe piibli, mille ema tõi koju. Ma hakkasin seda lugema, kuna ma olin kuskilt kuulnud, et väidetavalt seal oli kirjas piibliraamatus. Ma olen enne kunagi piiblit näinud, et maailma lõpp tuleb aastal 2000. Ja sellised vaimulikud asjad või müstika nagu ikkagi kõditas minu vaimu ja siis ma avasin selle piibli sealt algusest muidugi loomise lugu ja mina, kes ma olin natuke astronoomiaga kursis ja mind huvitas see teema, vaatasin seal suurem valgus ja väiksem valgus ja nad ei oska isegi siin planeete ja taevakehasid veel nimetada ja natukene üleolevalt mõtlesin, et mis värk on, et keerasin mõned lehed edasi, siis sattusin mingite nimekirjade peale. Sellele sündis see, kui ta oli saanud nii vanaks, siis tal sündis see ja pärast seda elas ta veel nii ja nii palju aastad. Mõtlesin, jumala eest, kes see viitsib ükskõik pikki nimekirju lugeda ja keerasin veel kuskile, sattusin uuesti mingite nimekirjade peale. Ja siis mõtlesin, et mina siit rohkem ei loe. Kui see maailma lõpp on kuskil piiblis kirjas, siis see peab olema siin taga lõpus ja siin on ilmutuse raamat. No siit ma ei saanud üldse midagi aru, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et tead, mulle aitab. Panin selle kõrvale, that's it. Ja pool aastat läheb mööda ja minu klassivend kutsub mind kogudusse ja muuseas sina ju ka kõnelesid tol õhtul ühe kõnelejana. Kui ma sain kristlaseks, andsin oma elu Jeesusele aga vahetult enne seda ta tuli mulle külla peale ühte proovi, kus ma olin teada saanud, et temast on saanud usklik. Ja minu algne motivatsioon teda külla kutsudes oli ikkagi tõestada talle, et Jumalat ei ole olemas. Aga samas mind huvitas ka see, et umbes niimoodi, et mida Jumala pärast sa oled hakanud uskuma sükest asja. Ja kui ma teda pommitasin küsimustega ja avasin ilmselgelt ka seda tehes üldse oma mõtted ja lõppeks ka südame nendele vaimu teemadele ja Jumala asjadele, kuidagi moodi, ma ei oska seda seletada, aga Jumalal oli võimalik mind selles kontekstis nagu kutsuda ja nii-öelda kõnetada mind. Ja ma mäletan, et ma ühtäkki tajusin, me istume seal, räägime klassivennaga juttu ja ma tajusin, et seal kuskil, ma ei osanud öelda, et näed nüüd siin või, sest midagi näha ei olnud, aga ma nagu tajusin vaimumaailma, et seal on üks isik. Ma nagu esimest korda tajusin enda jaoks, et Jumal on isik. Ja ta tahab mind. Et ta nagu viipab käega, et tule minu juurde. Ja see võis olla üks koht, kus ma nagu laes vaatasin, aga sedasi ma tundsin, et see isik kutsub mind, see isik tahab mind. Ja Marek, see oli see, kust minust sai usklik Jumalasse kui isikusse, mitte kontseptsiooni, mitte mida ta on, mis on piiblis öeldud, see sai otse kohe osaks kõigest sellest ka.
ja niipea, kui ma olin kohtunud selle isikuga, see raamat muutus kaanest kaaneni mulle tõeks ja elavaks. Ma ütlesin, et jess, kui see on kirjas, järelikult nii see on. Siis ma olen kohtunud isikuga. Nii et ma olen nõus, isik on kogu asja alus. Absoluutselt. Ja see, mida sa kuulsid ja mida mina ka kuulsin samamoodi, kui ma usklikuks sain, on see, mis on kirjas õpetussõnades 23-26. Anna mu poeg oma süda mulle ja olgu mu tee sinu silmis armas. See oli see, mida sa kuulsid ja tundsid. Anna mu süda mulle. See oli see, mulle. mida mina tundsin. Ma kohe tundsin, ma tahan alluda sellele isikule. Wow. Ma kohe tundsin, et ma tahan olla selle isikuga sõber. Ja. Ma tahan olla temaga osaduses. Ma tahan, kui see on reaalne, siis ma tahan seda. 100 ja 50%, 200%. Ja ma tegin selle otsuse ja see otsus on olnud kogu aeg minu sees. Läbi paksu ja vedela, läbi nii-öelda vasktorude. Aga kogu aeg on olnud see südamehoiak. See kohe alguses ma sellise otsuse oma südames tegin, kui siis 100 ja mis iganes protsendid peale sinna veel. Ja sellepärast inimesed, kes võib-olla käivad ka jõulude ajal kirikus, kuulevad evangeeliumi jutlustatavat, kujutavad võib-olla ette, et usuelu tähendab teatud hulga reeglite, kommete pidamist, sul on mingid piirid sinu elule ja nüüd ma püüan käia mingisuguse tõdede järgi, kuskil seal on ka mingi jumal, eks ole. Aga kui nad näeks või tajuks seda, mida sina ja mina tajusime ja isegi need inimesed, kes on läbi elanud, mida nad kutsuvad surmalähedasteks kogemusteks ja inimesed on kirjeldanud mingisuguse valguse olendi nägemist ja eranditult kõik on ütelnud, ta kiirgas välja armastust. Ta see on mitte mingit hukkamõistu ja ma tundsin, ta tahab mind ja ta tahab mulle head, eks ole. Nüüd ma ei hakka arutlema selle üle, kas ja kellel see kogemus oli ehtne, kellel mitte, aga see läheb minu arust väga kokku sellega, kuidas me sellisel, nagu sa ütlesid, läbi filtri küll, me ei näe selgelt siin, see lihafilter ja kõik takistab meid, aga sa tajud siiski piisavalt, et see on klass omaette, see isik ei ole sellest maailmast, eks ole. Ja su süda resoneerub sellega. Nii et mina, kes ma olin täielikult uskumatu, ma ei olnud isegi nagu niisugune agnostik, kes ei hooli, et on või ei ole, mind ei huvita. Ma olin ikka ateist, et jumal, kuidas jumal, hull oled või, mis on? Pole näinud ju. Jah, just. Aga vaata, kui mina ise kogesin teda ja ma ju ei näinud nägemust ega midagi, see muutis ka minu usu temasse ja lõppeks minu elu. Ja siin on 6-5 aastat läinud mööda ja see on jätkuvalt niisama hea mu südames nagu tol päeval, sest ma olin kohtunud temaga. Just. Ja see, et sa kohtusid temaga ja see muutis su elu, see on kirjas siin samas Mattiuse evangeeliumis ja vaatame seda ka veel. Lähme seesama peatükk, mitte esimene, vaid teine peatükk. Ja kõik me teame seda, et targad tulid. Just. Tulid targad. Mitte 3, aga rohkem. ja sealt Paabelist, eks ole, kus kogu see astroloogia kõik oli seal, tähetarkus oli seal au sees ja kõige sellega. Ja see on huvitav, et nad ju olid ju sellised auväärsed mehed ja sattusid siis selle sama kuningas Herodese juurde. Ja see on väga huvitav, kui seda lugu siin lugeda, seda ka nii-öelda selles jõulusõnumi kontekstis. Nad külastasid siis Herodest, kes siis muidugi uuris, miks nad nagu tulid sinna maale, sest ilmselgelt ju nad olid rikkad mehed, auväärsed mehed, selliste inimeste ilmumine linna kohe ju... See oli suur saatjaskond, kes tuli. Sõnu ju levis sellest just. Ja kohe jõudis kuninga kõrvu, et mis tegelased need siin on, kutsuti kohe õukonda külla, võib-olla pakuti neile seal süüa juua ja tunti huvi, et kes te olete, miks te tulite, ja nagu ikka, eks. Loogiline. Ja kõik see Lähis-Ida külalislahkus ja kõik see asi ka, eks ole, kogu terve see kontekst seal. Nii, aga see huvitav asi, mis siin on, ma hakkan nüüd tervet seda lugu siin lugema, aga kui nüüd siit vaatame kohe, nad siis jõudsid Jeesuse juurde, loeme siit salmist ja muidugi see ime, et see täht nendele seal ilmus, on ka muidugi kõik see väga imeline lugu. Muidugi astronoomiliselt on ka teada seal, et olid seal mingid konstellatsioonid sellel ajal. Tõsi. Et oligi näha seal mingite planeetide
nii-öelda konstellatsiooni, et see valgus oligi nagu suurem, aga see, et see täht nende ees käis, ja see oli midagi muud juba. see võis olla juba ilmutuse, niisugune vaimne kogemus, mis neil oli. Aga miks nad selle sest see lõpuks seisatas seal maja peal veel ju. Aga see on huvitav, et miks nad selle said, siin tuleb mõelda, sest noh, võiks ju mõelda nii, et aga miks nemad nagu said, miks mul ei ole seda. Aga miks nad said selle? Aga loeme seda siis. Niimoodi. Aga sellepärast, et vaata, ma kohe ütlen niimoodi siit. Ja, kõigepealt 2 ja salm 2. Kui nad olid tulnud sinna Herodese juurde, nad ütlesid, mida nad ütlesid? Kus on see sündinud juutide kuningas? Sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Vot niimoodi, siin on see võti. Just. Sest et heebra keeles kummardama selle üks kandev mõte on ülistama, austama, tunnustama, kes ta päriselt on. Ja see on see võti. Miks nad sellise kogemuse said, sest nad olid algselt võtnud oma südames otsuse vastu ja hoiaku, et nad lähevad seda juutide kuningat kummardama. Ja seetõttu ilmas ka neile see täht. Nii et, vennad-õed, Janno, Marek, kui me tahame selliseid imelisi kogemusi, siis eeltingimus selleks on see, me kummardame Issandat, me ülistame teda. Ja siis ära imesta, kui su ellu juhtub ka üks täht. Ilmub su ellu üks täht, mis hakkab sind juhtima. Pühavaimu juhtimine. Eks? See on üks hästi imeline lugu siin. Ja muuseas, see pidi olema ka Danieli mõju ilmselgelt, kes oli koos Iisraeli rahvaga viidud ju eksiili sinna. Ja Daniel sai üheks peamiseks targaks seal. Selle valdkonna juhiks. Täpselt. Ja tema nagu kuulsus, kuna ta oli mitme erineva impeeriumi juhi nagu seal kabinetis, ilmselt oli väga kõrge, väga austatud mees ja kuna tema oli mees, kes uskus Jehovasse, kes uskus pühakirjas, et need idamaa targad pidid kuskilt selle idee saama. Nad ju ei lugenud nagu pühakirja nii nagu juudid seda tegid, aga nad pidid olema õpetatud Taanile poolt, et nad panid respekti pühakirjasse, nii nagu juudid respekteerisid seda. Sest juudid rääkisid oma sõnumit. Rääkisid oma sõnumit. Ja loeme siis nüüd edasi siit. Ja nagu ikka, nad olid teinud selle otsuse oma südames, aga teinekord on inimestega ju nii, aga me näeme ka koguduses seda, et võetakse vastu häid otsuseid, aga teinekord juhtub, et tegudeni ei jõuta ja siis ei ole ka resultaati. Aga siin me vaatame salm 11 ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga ja pane tähele nüüd ja heitsid maha. Nii et nad tegid seda, mitte ainult ei rääkinud sellest, nad tegid seda. Olge sõnategijad, mitte ükspänis kuuljad. Ja heitsid maha ning kummardasid teda, ülistasid teda, kes tema on ja pane tähele ja avasid oma varandused ning tõid temale ande. Kulda. Raha räägib valjusti. Ja kulda ja viirukit ja mürri. Eks, kuninglikud kingitused. Kuld. Tõsi. Tavalistel inimestel ikka ei olnud kulda. Tõsi. Neil olid leptonid ja muud ühikud, aga kulda neil ei olnud. Aga nad tõid Jeesusele kulda ja viirukit, mis on siis ju, viirukit kasutati templis, mis siis seostub ju kohe sellise jumalikkusega. Jumala teenimisega, jumala kummardamisega. Täpselt, ja mürr, mida kasutati siis tervendamiseks. Ehk siis ka nii vaimu kui hinge ja ihu tervendus. Ja ma olen kuulnud ka, et sellest tehti neid matmisvõideid. Ehk et teiste sõnadega nad nagu prohvetlikult deklareerisid ka, et see lapsuke lõppeks nii-öelda sureb inimkonna ees, kuigi nad seda sõnadesse ei panda, aga oma tegudega või selle andidega. Ja pane tähele nüüd, mis veel selle tagajärjeks oli, et nad olid otsustanud kummardada, tulid seda tegema, mitte ei istunud kodus diivani peal ja vaadanud YouTube'i, tulid kogudusse kummardama. Et nad seda kõike tegid, siis salm 12, nad olid, ja kusjuures Piibel ütleb, näed siin, et nad tulid lapsukese juurde, Jeesuse juurde, nad puutusid kokku Jeesusega, Issandaga, elava Jumalaga, sellel hetkel, selles kohas, koguduses. See oli see kogudus sel hetkel, koguduses. Nii, tegid kõiki õigeid asju, kummardasid, tõid ande
see, millest me räägime kogu aeg, eks. Ja nüüd sellises kontekstis, jõulukontekstis. Ja vaata nüüd, kas issand jättis sellele vastamata? Ei, ta vastas imelisel viisil. Ja kui nad unes olid Jumalal saanud käsu mitte minna tagasi Herodese juurde, issand kõnetas isiklikult. Ja pane tähele, peale koma, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Teist teed. Ja. See tähendab seda, kui sa puutud kokku elava Jumalaga, siis alati tuleb su ellu üks teine tee. That's a good point. Üks teine tee tuleb su ellu. See on see, mis sa enne just ütlesid siin. Yeah. Teine tee tuleb su ellu. Oh. Ja see teine tee viis neid turvaliselt tagasi sinna, kus nad olid tulnud. Ja. Sest et kui nad oleks läinud sama teed pidi tagasi, nad oleksid võinud võib-olla isegi oma peast ilma jääda. Kes teab, just. Kes teab, mis oleks võinud juhtuda. Ja, aga see fakt, et nad tulid võib-olla 1000 kilomeetrit, täpselt ju me ei tea, aga see oli märkimisväärne. See näitas nende tõsidust, nende pühendumist, eks. Ja Jumalaga vastas sellele. Jumalaga vastas sellele. Et ma arvan, et nii nagu läbi kogu Uue Testamendi me näeme inimesed, kes võtsid tõsiselt, et Jeesust üles leida. Jällegi me räägime tema isikust. Kus ta on? Kus ta kuulutab? Kus Galilea järve osas ta praegu on? Noh, ega tollal ei olnud, et jälgid Twitterit või Facebooki või mingit Instagrami sõnumid. Sa pidid kuulama maad ja siis sul oli oma kodus ka toimetused ja enamus inimesed elasid suhteliselt vaesuses ja see, et sa tulid teda järgima, tulid sinna ja isegi nagu pressisid rahva hulgast läbi, et teda puudutada, sul pidi olema tõsi taga. Ja tavaliselt sellel olid ka tõsised tulemused, ehk et inimesed said imesid, inimesed said tunnustähti. Siin Ivo Unt, pastor Toompealt, käis ühes Aafrika riigis siin Stefan Ederforsiga, kes on evangelist Rootsist. Ma ei mäleta, mis riik see oli, aga igal juhul ütles, et ma nägin seal imesid ja tunnustähti palju rohkem kui iial siin kontekstis. Ütles, üks põhjus selleks võis olla see, et inimestel seal pole nagu teisi alternatiive. Neil ongi ainult Jumal. Kui Jumal mind ei tervenda, siis ma suren, eks ole. Ja see paneb sellise tõsiduse ja pühendamise selle sisse, mida ma näen ka siin nendes tarkades, kuidas nad kohale tulid ja Jumal sellele nõnda reageeris. Vau, väga võimas. Ja see on imeline ja me näeme selles jõulusõnumis sellist tohutut sellist headust ja sellist head sõnumit, sellist lootust, sellist perspektiivi, sellist Jumala sekkumist ja mulle väga meeldis see, mida sa eile rääkisid koguduses ka, et just sellest, et issand sekkub. Et see ongi nagu see, me ei jõua ära rõhutada lihtsalt ja vaimustada sellest, et issand sekkub ka täna. Ja. Et see annab nagu tohutu lootuse sulle, et mis iganes olukorras sa oled, et sa ei ole üksi ja issand sekkub. Ja kõik asjad ei sünni kohe nipsust, aga asjad sünnivad. Ja see on miljonite inimeste kogemus, et asjad sünnivad ja head asjad sünnivad. Mul tuli üks mõte praegu, kui me küsime seda, et aga kuidas praktiliselt siis selles kõiges käia, eks ole. Mul on vaja isiklikku sõna Jumala käest ja me rääkisime tema isikust. Aga kui ma otsin teda, alati ju ei ole koheselt vastus nagu tulemas. Teinekord nagu see sürofoniike naine, kes tuli mul praegu mõttesse. Tal oli tütrek, kellel oli kuri vaim, eks ole. Ja siis ta käis seal Jeesuse taga, ütles Taametipoja kalasta, mis iganes tema sõnum tal oli, aga ja siis jüngrid tüdisid sellest ära ja ütlesid, et saada ta minema, tatsid. Ja siis naine jätkas seal hüüdmist ja siis lõpuks, kui ta saab nagu Jeesuse oma suu avama, see esimene sõna, mis tuleb Jeesuse suust välja, on ei ole ilus võtta laste leiba, eile koerukest ette. Ja siis naine jätkas. Ja siis lõpuks ütleb, naine, su usk on suur, sulle sündigu, nagu sina tahad. Nagu sina tahad. Mis näitas seda, et praktikas see võib tähendada, et sa pead
nagu selle asja juures tõsiselt püsima. Mitte lihtsalt, et ma proovin seda paar korda, vaatan, kas see asi on või ei ole ja siis löön käega. Et Jumal on ikkagi reserveerinud enda ilmutamise ja imed ja tunnustähed nende jaoks, kes teda tõsiselt otsivad. See on see, mida Pühakiri väga palju räägib. Ja kes otsivad temaga seda lähedust. No sina ja mina, me ei hakkaks ennast lahti koorima ükskõik kelle ees, eks ole. Aga sa oled valmis seda tegema kellegi ees, kes on sulle väga lähedane, on ju, kellega sa oled intiimne. Ja Jumal ka ei ilmuta ennast lihtsalt igaühele, aga keegi, kes otsib temaga lähedust. Nii et kui midagi kaasa võtta sellest jõulusõnumist, siis kuidas need imed võiksid juhtuda mulle, kuidas inglid võiksid ilmuda, kuidas tead, Jumal võiks saata kuskilt kaugelt maalt vastuse mulle aga minu osa on, mina otsin teda. Mina otsin tema isikut. Ma isegi ei otsi seda asja. Ma vajan seda asja, aga ma ei otsi seda asja, ma otsin teda. Ja ma ütlen talle kohe ära, et juhul, kui ma seda ka ei saa, see on okei, sest ma armastan sind, ma olen õnnelik, nagu asi on, aga kui ma otsin teda, tema kuningriiki, siis kõiki neid muid asju antakse meile pealegi. Jaa, sellepärast, et jällegi tema kuningriik tegelikult, kui sa loed, on tema ise. Just. Ja tema mõjuvõim, see ongi tema ise. Tema ise. Tema kohalolek. Jeesus pidi neid asju sellepärast rääkima, et isegi neid lauseid öeldes oli inimestel raskusi. Ja kui ta aeg-ajalt üritaski öelda, kes ta päriselt on, siis inimesed hakkasid maast kive võtma, et teda surnuks visata. Nad ei saanud lihtsalt aru, et see sama Jahve, kelle nime nad kunagi välja ei öelnud, vaid kasutasid sõna Adonai, minu issand, või omavahel rääkides Hashem, issand, eks ole, nagu meie seda kasutame heebrea keeles. Ta ju tegelikult ütles, aga mina olengi see Hashem. Ja see oli tolle aja juutide jaoks lihtsalt nagu täiesti vastuvõetamatu, nad ei suutnud seda vastu võtta lihtsalt. Et see sama Elohim, kes lõi taevad ja maa nüüd praegu. Jah, meie keskel. Meie seas ja kõnetab meid. Nendel olid traditsioonid ja nad mõtlesid nii palju kogu aeg teistmoodi, et Jeesus oli väga raske seda sõnumit neile edastada ja neil oli veel raskem seda sõnumit vastu võtta. Aga kõigil, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Just. Jumala lapsiks. Ja mis ma tahaks siia võib-olla lõpetuseks öelda, on ju see, et vaata, sa ütlesid väga õieti, et mitte otsida neid asju. Nüüd, asjad on väga head. Asju on vaja, me kõik armastame asju ja kodud ja autod ja mis iganes, riided, toit. See kõik on okei. Nende asjade palumine, kõik on ka okei. Aga kui me rääkisime siin ennist, et vahest võib-olla mõni vastus ei tule kiiresti, aga üks asi, mis meil on, kes me oleme usklikud ja kes me oleme päriselt issand omad, meil on see tema püsiv, tema isiku ligiolu tunnetus. Sest et igal hommikul, kui ma ärkan, ütlen talle tere hommikust, siis ei ole selline niisugune mentaalne mingisugune hommikuvõimlemine, vaid see on reaalsus. See on issand enese reaalsus minu elus, mida ma oma vaimus tunnen. Ega minul on ka olnud elus hetki ja perioode, kus ma ei ole saanud vastuseid kiiresti. Nagu selle sürofoniike naisel ma olen pidanud ka uskuma ja olema kannatlik ja ma ei ole loomupäraselt üldse kannatlik inimene. Ma tean seda liiklusest. aga lihtsalt, et aga ma tunnen tema isikut. Ja see on suurim and, et ta on kinkinud oma armust püsivalt oma suhte ja oma ligiolu mu ellu. Ja see on see, mis on mind kandnud läbi paksu ja vedela, läbi valguse ja pimeduse, läbi kõige. See tema isiku tunnetus. Ja ma mõtlen siinkohal selle peale, et ja ma tahtsin tunda seda, kui ma andsin oma südame talle ja oma elu talle üle kunagi ammu varases nooruses. Ma tahtsin tunda teda. Ja ma kuulsin siin COVID ajal ühte suurt jumala meest, keda sa ka tead ja keda paljud teavad, ma hakkas seda nime nimetama. Aga ta rääkis seal sellise, üks sõnum oli tal seal YouTube'is ja ta rääkis, et ta on palju raamatuid kirjutanud ja väga tuntud jumala mees. Aga ta ütles niimoodi, et ja ta on nüüd tänaseks juba kusagil 90 alla jõudnud ja vist on ikka elus veel.
Covidi aastatel siis mõned aastad tagasi, eks. Ja ta ütles, et ma olen palju tööd teinud, ma olen palju saavutanud, raamatuid kirjutanud, tuntud, aga ma olen jäänud üks asi on jäänud mu elus vaeseks lapseks või vajaka, on see, et ma kuidagi ei tunne issandat nii lähedalt, et ma võiksin öelda talle, ja mitte lihtsalt öelda, me kõik ju ütleme igast asja, aga kohe päriselt niimoodi tunda teda, et ta on mulle lähedane sõber. Et oli natukene selles Marta positsioonis, ta kogu aeg tegi ja palju häid asju tegi, aga Maarja oli see, kes tundis Jeesust, sest ta oli tema jalg ees. Ja kuigi Maarja justkui ei teinudki midagi ja võiks teda isegi hukka mõista meie nii-öelda progressiivse ühiskonna mõtlemise poolt, et aga sa ei tee mitte midagi, sa oled üks luuser. Aga Jeesus ei mõistnud teda hukka, vaid Jeesus ütles talle, ta on selle hea osa ära valinud ja talt ei võeta. Seda ei võeta talt ära. Ja mina ka kunagi valisin selle osa. Just, et sina valid selle osa. Ja ma valisin selle osa. Ja ma võib-olla ka tõesti ei ole elus olnud selline pro-eestlane ja selline proaktiivne inimene, et ma olen tohutult midagi saavutanud aga ma tean ühte asja. Õnneks ma ikka midagi olen saavutanud ka. Aga kui ma hakkan ennast siin, ma ei tea, kellega võrdlema, kellel on seal tohutult igasugused, mis iganes auhinnad ja diplomid ja kõik, mis iganes terved seinad võib-olla täis, aga ma ei saa niimoodi enda kohta öelda, aga üks asi, mis mul on eluaeg olnud, mul on olnud see isiklik osalus, mis on mind terve elu saatnud ja mul on need kogemused temaga. Ja need kogemused ei jää siia maa peale maha. Ma lähen nendega taevasse, nende kogemustega. Ja mitte ainult seda, Marek, vaid saavutused on kõik okei. Ma ei taha nüüd kuidagi öelda, et need kuidagi halvad oleks. Ja ma ise ka olen ju mees ja tahan ka saavutada ja olen üht koma teist ka elus saavutanud, see on väga tore. Aga on midagi veel enamat sellest ja see on see tema isik, tema osadus temaga. Ja see on see mõju, mille Jumal ühe inimese läbi esile toob, mis on see kallis osa. See on unikaalne iga inimese puhul pisut erinev. See on see sama Jumala mõju. Ja mõju on üks akadeemilises maailmas hästi halb sõna, et kui sa lõputöös kirjutad, ma uurin seda mõju, et siis kuidas seda mõju uurida, aga samas me kõik tõdeme, et paljud asjad meid elus mõjutavad. Ma ei saa eitada, et sinuga läbikäimine omal ajal mõjutas minu usuelu. Ma kasvasin, ma õppisin, ma ahmisin, eks. Ja sa võtad taevasse kaasa selle, see on selge, aga kui issand viibib, siis tegelikult lõppeks kõik, mida me jätame endast maha siia maa peale, on üks mõju, üks jumalik mõju. Ja sa võid kirjutada raamatu. Mina ei ole ühtegi veel kirjutanud, sina ka ilmselt mitte veel, aga... Mul on üks lehekülg kirjutatud. No näed, okei. Aga ja sinu eluajal, sa või neid müüd ja mõned loevad neid, aga hiljem, kui sa oled areenilt läinud üldiselt, need jäävad kuskile seisma ja kaovad fookusest ära. Sa võid YouTube'is asju teha ja salvestada asju. Üldiselt ka, ikkagi nii palju tuleb uut peale, põhiliselt kuulatakse seda, mis värskelt on postitud. Minu YouTube'i vanu asju, 3-4 aastat vanu asju, need on ikka need samad vaatamised, keegi ei ole rohkem neid vaadanud. Aga see mõju, see, kuidas Marek asju tegi, see, kuidas Janno oli, see järgmine põlvkond tuletab seda meelde. Ja ma mõtlen ise, et kui nad seal kohtusaalis vaatasid Peetruse ja Johannese julgust ja nähes seda, ütlesid, et nad tundsid end ära, et need on need, kes on olnud koos Jeesusega. Siis oli seesama Jeesuse mõju nende meeste kaudu kõnetas neid ja tegelikult see mõju on põlvkonnas põlvkonda tulnud alla, kuni jõudnud meie ajastusse, eks ole. Jah, sa sünnid uuesti ja Jumala sellised atribuudid sünnivad sinu sisse, aga need on kõik seemne kujul. Ja põhiliselt, kuidas nad moodustuvad ja oma kuju võtavad, on väga palju seotud selles keskkonnas, kus sa oled ja millist inimestega sa ümbritsed oled. Aga vahet pole, see mõju on see, mis jääb ja ma mõtlen, et see on see pärand. Kui keegi küsiks, et mis see pärand on, ma ütleks, et iga Jumala mehe, iga Jumala naise pärand lõppeks on just see sama jumalik mõju, mis temast jääb edasi siia. Ja see on see ka vastutus, miks me vajame
hoida lippu kõrgel, kui vahest enda pärast tahaks nagu öelda, et ma ei viitsi. Aga seal on teised, kes nagu ehitavad sellele edasi ja saavad julgustust sellest. Marek, igal juhul ma väga hindan sind ja sinu panust minu elus ja sinu Jumala sellist tähelepanu Jumalale, sinu austust, respekti Jumala sõna vastu. 35 aastat tagasi, kui me hakkasime usuteed käima, mina tulin, aga sa olid juba asja ees, siis sul olid need asjad juba selged ja ma õppisin palju neid asju sinu pealt ja mitmed tõed, mida ma siiamaani tsiteerin, nagu kui sul ei ole erilist selget Jumala juhtimist, siis käi lihtsalt Jumala sõna põhimõtete järgi. Minust see on nagu haruldane ütlus, mida sa kunagi välja ütlesid ja mind on väga aidanud, nii et ma väga hindan, et sa oled tulnud täna jõulu esimesel pühal minu kotta ja oleme saanud siin rääkida jõulude tähendusest ja lõppeks kõik see suunab meid Jeesuse isikule, kes on nii-öelda nagu inglise keeles the reason for the season, kes on selle aja põhjus. Ja ma arvan, et meie sõnum ka täna kuulajatele on, et igasuguseid toredaid valemeid on ja vägevaid põhimõtteid ja printsiipe, aga lõppeks, kõik taandub isikule. Ja kui sa temaga koos oled ja temaga kõnnid, need ülejäänud asjad kõik lõppeks saavad selgeks. Ja oled happy ja sa lõpetad oma võidujooksmise hästi. Nii et ka see on ühel viisil see jõulusõnum, eks ole nii. Nii ongi. Nii et vennas, suur tänu. Sulle ka. Ma hindan sind. Mina ka. Ja sinu ka aja veetmine koos alati avab nagu Jumala sõna uuel viisil, aga täna, kui ma saasin neid asju rääkisin, ma mõtlesin, täpselt Marek 35 aastat tagasi, kui sa tol ajal rääkisid. Nii et seesama vägivõimine töötab sinus. Amen. Amen. Sõbrad, olge vahvad, olge õnnistatud sellel jõuluajas ja peame siis meeles, mida jõululugu meile räägib ja käime selles reaalsuses ja küll Jumal ise kõike kinnitab meie elus ja juhib meid lõppeks oma parima sisse. Nii et olge vahvad. Olge vahvad, olge õnnistatud. Amen.